tere, hea vaataja! Täna tahaksin rääkida toidu paljunemise imest. Meil Eestis on palju inimesi ka, kes on puuduses ja kellel on vähe süüa, on peresid, kes on võib-olla hädas ja üksikuid inimesi. Ja seoses sellega tahtsin rääkida seda lugu, et jaanipäev on tulemas ja see juhtus aastal 1991. Ma elasin Tiku vabriku ühiselamus, mul oli tuba seal, käisin vabrikus tööl. Ja samas ma olin rääkinud palju inimestele Jumalast ja minu ümber koondusid need inimesed, kes hakkasid uskuma Jumalasse. Ja me saime minu juures kokku, minu toas. Laulsime vahest, sõime ja lugesime piiblit ja arutasime, rääkisime lugusid ja siis üks õhtu ma tegin pannkooke. Tegin sellised ülepanni kooke, nad ei olnud väga suured, aga tegin ühe portsu. Ja tegin teed ja siis panime siis olid sõbrad, usukaaslased olid külas ja panime nad siis selle taldriku sinna põrandale, sest muidu me poleks ära mahtunud. Ja panime siis tee, valasime välja, teeklaasid ümber ringi, istusime kõik ümber ringi. Ja ma vaatasin neid kooke ja kõik vaatasid, kõik olid noored, tugevad mehed ja et tegelikult me sellest kõhtu täis ei saa, seda on liiga vähe. Ja siis tuli mu südamesse, et paluda Jumalalt õnnistust sellele toidule, tänada ja et me teeksime seda kõik koos. Ja siis ma ütlesin, et need vennad, paneme need kõik oma käed selle toidu kohale, nende kookide kohale ja palume Jeesuse Kristuse nimel Isa käest õnnistust, et ta õnnistaks seda toitu, et me saaksime sellest kõhud täis, me kõik saaksime kõhud täis. Ja me tegime seda kõik koos ja tänasime toidu eest. Ja siis hakkasime sööma. Ja sööme, igaüks võtab ühe koogi ja sööme ja mina söön ja siis samas ma tunnen, et ma mälun seda kooki ja söön ja kuidagi väga pikalt ja väga kaua, sõime väga kaua. Ja selline tunne oli nagu see kook nagu paljunes minu suus ja nagu minu kõhus. Et see oli nagu selline tunne ja võtsin teise koogi ja söön ja jõime siis teed peale, suhkruga teed ja teised samamoodi vaatan, ka söövad niimoodi aeglaselt ja mäluvad ja niimoodi. Ja siis lõpuks sai meil said kõhud täis, kõigil olid kõhud täis ja neid kooke jäi järgi. Et see oli nagu selline hämmastav kogemus. Ja mul ei olnud mingit muud toitu rohkem pakkuda ja see oli nagu viimane toit ja nii ta oli. Et selline lugu. Ja ma tahan öelda sulle, et kui sul on vähe toitu või perel on vähe toitu ja et siis paluge Jeesuse nimel õnnistust, et Jumal, paluge, pange käed toidu kohale ja paluge, et Jeesuse nimel ma palun sind, taeva Isa, ma palun sind, Jumal, õnnista seda toitu, et me saaksime perega kõhud täis. Ja kui sa oled üksi, tee samamoodi, kui sul on vähe toitu, et tee samamoodi. Sest et jah, meie valitsus juba see 2 valitsust, nad on võtnud vastu valesid otsuseid ja ei ole rahvast hoolinud ja paljud on raskustesse langenud. Ja siin ei olegi muud kui ainult Jumalat abi paluda. Jumal armastab sind, armastab kõiki inimesi, kõiki eestlasi ja kõiki muid rahvaid, kes siin on. Nii et see on nagu üks väljapääs. Kui ei saa loota valitsuse peale, siis tuleb loota Jumala peale. Jumala peale tuleb kogu aeg loota. Ja praegu tuleb ka tänada
tänada toidu eest. Praegu on toitu paljudel küllalt, sest tuleb aeg, kus seda toitu on väga vähe. Ja sa harjud tänama toidu eest. Sul tekib harjumus. Minul tekkis sellest ajast peale harjumus alati tänada Jumalat toidu eest, kui ma sööma hakkasin. Ja ole, mis ma ütlen veel, et head jaanipäeva kõigile. Head jaanipäeva sulle, vaataja, ja head Johannese sünnipäeva. Kristliku traditsiooni järgi on see Johannese sünnipäev. Ja rõõmu ja ole väga õnnistatud, vaataja. Amen.